Sõjakooli astumine tundus minu jaoks loogiline samm pärast ajateenistuse läbimist ja pärast Scoutspataljonis teenimist. Mereväeohvitseri elukutse köitis mind väga paljude asjade pärast. Mulle väga meeldib reisida ja merel seilamine elukutsena tundus väga põnev. Sõjakooli lõpetanud taktikaohvitser suundub laevastikutööle. Tööks saab olema kas relvastusohvitserina töötamine või siis navigatsiooniohvitser. Relvastusohvitser vastutab laevas kogu pardarelvastuse eest ning viib meeskonnale laskmisi läbi. Navigatsiooniohvitseri ülesandeks on suures plaanis merekaartide uuendamine, elektrooniliste kaartide kaasajastamine ja üleüldse vastutamine selle eest, et kõik meeskonnaliikmed ning laev jõuaks ühes tükis punktist A punkti B. Mereväeohvitser, nagu ka kõik teised ohvitserid, peab olema väga kindel, julge, oma otsuste eest võtma täielikult vastutuse. Seda eriti sel ajal, kui sa oled vahis, sest iga liigutus, iga manööver, iga kurss, mida sa oma vahi ajal annad, sa vastutad selle eest täielikult ise. Kuid see on ka väga põnev, sest näiteks miinijahtimisel miine õhates, kui see satub sinu vahti, on see tõeliselt kihvt elamus. Töötamine mereväes ohvitserina on olnud väga põnev. Näiteks eelmisel poolaastal ma olin NATO miinitõrjegrupis ja me seilasime mööda Lääne- ja Põhjamerd, seda peaaegu pool aastat ja me võtsime osa väga suurtest õppustest, tehes koostööd väga kihvtide laevadega, kelle pilte sa oled varem internetist näinud, said nendega reaalselt ühes sadamas olla ja teha koos harjutusi. Niisamuti me külastasime väga mitmeid erinevaid sadamaid, nii et kui sulle meeldib reisida, siis sinu koht on kindlasti mereväes. Kõige keerulisem tundus alguses tõenäoliselt laeva juhtimine, sest laev on tunduvalt suurem oma gabariitidel kui auto. Selle juhtimine on tunduvalt keerulisem. Kuid esimesel päeval, kui sa tööle tuled, sinult oodatakse seda, et sa oskaksid laeva juhtida. Sa oled seda kooliaja jooksul, praktikate jooksul teinud korduvalt ja korduvalt. Kuid see hetk, kui sa päriselt annad roolivehele käskluse, et ta võtaks ennast mõnele kursile, siis see esialgu oli veidi hirmutav, sest sa vastutad oma vahija jooksul kõikide tehtud liigutuste eest. Kuid iga sildumine uude sadamasse, iga hakkamasaamine tormiga, iga miinijahtimine, kui need lähevad sul hästi, siis see annab sulle meelekindlust ja see laeva juhtimine ei tundugi nii hull. Mereväeohvitser õpib pool oma õppeajast Tartus maaväe erialaaineid ja teise poole Tallinnas mereväekoolis või TTÜ Mereakadeemias. Erialatunnid on väga põnevad ja need kõik on väga praktilised ja sa reaalselt vajad kõike seda, mis sa koolis õpid, kohe esimesel päeval tööl. Mereakadeemia tunnid, neist kõige enam jäävad tõenäoliselt meelde laevasimulaatori tunnid, mis toimuvad ruumis, mis on täis ekraane ning sulle päriselt manatakse ette pilt laevaga sõitmisest. See on nii reaalne, et sa võid seal jääda merehaigeks. Tegelikult on see lihtsalt tuba. Niisamuti tuleb väga palju selgeks teha endale merendusalaseid termineid ja seadusi ja neid päriselt läheb kohe tööle asudes vaja.